Tervist! Täna teeme selle 25 käigu hästi korda. Ütleme niimoodi, et esiteks alustab sellest, et võtab kõik siin põhjaplekid maha, kabiin tõstab ära niimoodi. Mul kunagi vanaisa oli lõikanud selle kabiini pooleks, et see ei peaks tervet seda manti ära võtma, et lihtsalt lõikab siit need plekid lahti ja tõstab kabiini pukside pealt maha ja tõstab kõik selle, võtab plekid ära, istme ära, kangid võtab lahti ja siis ajab garaaži alla. Jah, paneme käima. Võtame ta panemasse kohta. Nüüd hakkab tegutsema. Võtan plekid ära, siis näitan edasi. Nii. Võtab siit. Nüüd pedaali juures pedaali lahti, näitan natuke tööd ka. Ei, et ära ega pärast. Nüüd ma filmin telefoniga, väga raske on kuidagi näidata oma tööd või tööd teha ja või midagi pool võita. Võtame teisest praegu. Siin on nagu enamus kõik need poldid ja asjad on kõik 14 millimeetrit mul ja 25 on aastast mingi 8 midagi. Siin on see embleem, et aasta 84 peaks olema, kui ma õigesti mäletan, kui nüüd embleem või mis iganes, kes kuidas neid kutsub, tehti niimoodi, et on ainult üks number. Sidude pedaali peal on päris hea telefoni hoidja. Statiiv.
jälle üks käis. Nii. Kui see peab kätte, siis on üks veel siin. Natuke oleme maha peale, aga väga hea traktor, et siuke väike kodupidamises on ta ikka suht mugav. Nüüd ära tulla, siis on need siin ära võtta. Ma tean, see ei ole õige tööriist jälle. Võtta õige tööriist. Siit sellist. Nii. Ja nüüd ongi kõik põhjaplekid lahti. Nii. Nüüd sain plekid ära võetud. Teised on teisel pool traktorit. Nüüd on vaja koristada see kõik ära. Ja iste maha võtta, siis see PTO asi ära võtta. Ma ei tea, siit minus see vaja lahti võtta ja need jõruavalikud tuleb ka ära võtta. See ei tohiks olla rohkem eriti asju kabiini küljes, siis on ainult seal taga need puksi pealt lahti võtta. Ja siis peaks saama lihtsalt äkki jõuan, ma ei tea, üksi ma võib-olla ei jõua, aga võib-olla kutsun kellegi appi ja tõstab selle maha. Siit lõikab ära ja sealt lõikab lahti ja siis peaks olema korras.
või siis saab natuke ruumi, saab siit põhimõtteliselt ruumi juurde ja saab kastile ilusti ligi ja et tõsta see paneel maha ja see kõik siit minema. No nii, nüüd sai kabiin või see osa maha tõstetud. Nüüd on vastuda sellest suuremast sitast ära, võtta voolikud eest ära, osad, see voolik, pedaalid, niikuinii ma vaatan veel pidurid ka üle, kuidas need välja näevad. Et traat. Nii, ei ole kui seda endas praegu, aga vaatab nüüd kõik need üle. Et siis või praegu on lihtsalt see, et puhastan ära ja ajan garaaži alla. Ja siis teeb seal edasi. Praegu tuleb ära puhastada kõik see. Nii. Kõik on suitsu täis nüüd. Oli diisi täis. Pean ootama. Käin söömas ära ja siis jõhker. Hea küll, unustasin filmidega. Sain nüüd selle kõik siit lahti, selle piduri jura. Need pidurid on seal, et siin oli niisugune pulk oli vahel, et sain selle nüüd ära võetud. Nüüd siin on ravoolikud puhkavad jalgi ja nüüd mul ette ei jää, et vaatab, võib-olla peab ka latt ära võtma, aga praegu veel lihtsalt vaatab, mis karul kõhus paistab ja tõmbame selle kangi majanduse siit minema, siis vaatab, kuidas selle siit lahti saab ja tõstab pealt ära. Nii, põhimõtteliselt kast on lahti pealt. Ja leidsin oma vea üles, miks sellel traktoril ei ole 5. ja 6. käiku. Sest keegi kunagi on, ma ei tea, kas kuidagi näha siit niimoodi, et valgust. Et kui sealt on näha, siis niimoodi, et nii, siis seal peaks üldse teine asi olema, et seal peaks olema mingi rõngas või nagu stopper, mis ära stoperdab selle hammaka seal. Aga keegi on sinna keevitust pannud ja võib-olla kuhugi mujale veel. Ja siis siin, kui ma välja zoomin, siis see hammasratas seal, sest see on 5.–6. käik, peaks olema see minu teadmiste järgi. Ja siis see peaks nüüd liikuma selle hammasrata peale, et seda sisse lülitada. Aga seal on keevitus ees ja see keevitus stoperdab ära selle, et
sellepärast ei töötagi. Ai, jammel küll, ma pean enda käigu asja lahendus, ma vaatan veel üle, et siin on ka ühed stopperid, mis nagu ei luba nendel võllidel edasi, või nagu liikuda, kui et kui sul on teine käik sees, et sa ei pane kogemata, ei saa kolmandat panna, vaata. Ja siis ma pean selle üle vaatama, äkki seal on mingid pallid kulunud või midagi, et mul vahepeal mäest üles sõites viskab käigu välja. Jah, aga okei. Väike update jälle. Põhimõtteliselt unustasin veits filmida. On see, et siin oli nüüd pukk on siukene pukk, mis unustasin enne plaanist rääkida, et see on siuke asi seal, selle peksin ja möllasin maha. Siin oli mingi siuke kovakas asjaga, et ma panen praegu asjad sinna sisse. Jah. Ja nüüd on lihtsalt ainult see, et need pealmised kätte saada. Need siin, ma ei tea, kas ma ennem rääkisin, aga siin servade all on väiksed pallid, mis nagu hoiavad seda asja kõik kinni, et torude asjad, siis esmalt ma praegu võtan eesti keel, võtan ühe neist ratastest ära, siis ma saan need pulgad ilusti välja tõmmata endal. Või tegelikult ma võib-olla isegi ei pea välja tõmbama. Ma ei tea, vaatab. Aga kuidagi niimoodi, et saaks pulgad välja ja need pealmised asjad ära. Ja siis saab selle võlli kätte siit kuidagi. Et praegu on nusperdamine sellega nüüd. Hea küll. Nüüd on uus päev. Ja tuleb olema. Unustasin seina panna. Nii. Tuli põlema. Võtame selle kaane siit ära. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Mis see on? 14, aga esmalt võtab selle siduri kangi või selle asja siit eest ära. Need on, millega ta kinni on? Ikka splindiga. Kulinakad. Ava. Tuli lahti. Selle saame maha võtta. Ja võtta
vist võtme ja siis pedaali eemaldada. Nagu sa loomulikult tahaks. Siis võtame 12 korra. Nii. Siis just liigutame ta praegu niimoodi tagasi, et mitte ei läheks. Nüüd. Ma võtan selle patta ära ja näitan edasi. Nii, teeb edasi. Põhimõtteliselt võtsin need kaanad ära. Panen need praegu siia. Et viin ülemise ka ära võtma, et allumist kätte saada. Lihtsalt mugavam kõike teha nii, kui asja vähem massi. Mugavam teha siis, kui sul on vähem massi vees. Jah, see on see sõna. Lause. Nii. Nüüd ma olen võtanud selle ratta eest ära. Peaks mul võti siin kuskil samas olema. Ja siis proovib midagi teha. Proovib need siit kätte saada. Ja siis peaks asi juba lihtsam olema. Panen mingi riide alla ja siit mingi need pallid ära lendaks. Ja siis... Nii. Põhimõtteliselt nüüd võtab selle vaata lahti. Nii. Nüüd on lahti. Ja jopen puhku, palju ruumi mul nüüd siin on, et seda kõike teha. Ja küll ma võtan nüüd kahvlid või asjad ära. Okei, nii hakkasin võtma neid pulki välja. Nii. Nüüd see pall, ma ei taha seda sisse kukutada. Ma panin siia riided ka ette, et midagi alla ei kukuks. Võtsin siit need muutrid ära ja ma praegu ise kardan, et midagi läheb halvasti, et siis siia oleks siukene, siia siis siukene kolmane ja loodab, et kõik läheb hästi, ja midagi ära ei saa. Nii. Üks midagi liigutada.
lihtsalt see. siin all on ka üks kahvel. ja ma unustasin ära. võtame siit selle kahvli välja, mis oli seal. paneme kappi. võtame reversi kahvli välja, mis oli seal. reversi kahvel näeb välja nagu pool kuu. jah, natuke siukene. nüüd peaks see ilusti ja kenasti ära tulema. ava. nii, jätame meelde, et see käis sinna. mis on nende kahe erinevus? okei, jätame meelde, see väike siuke kumerus läheb siia sellele võlile, mis on kiiruste selle juures. väike siuke väike viga sees onju. siit on läheb niimoodi. ja see teine läks siia, mis siin käis. jätame selle niimoodi. paneme ta sinna. vahetan ka, ma isegi on. hea küll, see põhimõtteliselt see siia, see siia, see sinna. siin. ma võin nüüd selle teki ära või lina ära võtta. aga siuke väike kahver läheb siia. panen ta siia. nii. hea küll. hakkame nüüd käib. on ära võetud. üks hammasratas, mis läheb siia. ma olen praegu tagasi peale. just see hammasratas läheb siia niimoodi. niipidi, et see läks tagasi peale, aga umbes niimoodi ta läheb sinna. aga oota, ma võtan teiselt poolt selle stopperi ära. või tegelikult ei, ma võtan pärast selle pigem ära, ma võtan nagu need hammakad ära.
et noh, isegi on veits näha. Fokusseerib ära, onju. siis kui hullusti siin on õiged tööriistad. ma usun, et peaks tegema selle lihtsamaks. aga tuleb välja, et need on liiga väiksed. ma küll sain selle ära nüüd sealt. liigub ka veits. aga ma vaatan veel paar videot ära, kuidas see kuradi kokku käib ja lahti käib ja siis proovin edasi. No nii. Sain sealt ka need kuradi pasad lahti, onju. nüüd pean veel sellegi nüüd ära võtma, vaatasin videost järgi. pean selle siit ära võtma, selle ka, et saada, et selle või see võll tuleb ka siis vist, tuleb välja, et peab ära võtma, et see kätte saada ja sealt need keevitused natuke maha lihvida. nagu ei. käisin naabrimehe juures, sain võtmed, siis võtsin need mutrid ära, mis olid 41 suurus ja nüüd võtab selle võlli välja, et siin on siis siuksed hammasrattad, et see hammasratas, siis see hammasratas, mis käib ringi siin vahepeal ja siis siin on ka niimoodi, et nemad on palju pilte ja siis võtab see ära ja isegi ma juba nii. Simmer läks sinna nende kahe vahele. nii. siis läks flanš niimoodi, see osa siia poole. Läks. siis tuleb hammasratas. nii. ja nüüd väljas. saame selle ära võtta. lõpuks ava. Juhke see välja näeb. hea küll. sain need kuradi võllid välja. nüüd puhastan neid kuradi kohti, et siin on mingid täkked ja igast asjad, et viili ja natuke relakat, viilimist ja natuke relakaga puhastamist ja usun, et saab kordane. nii, väikene update. see nüüd käib ilusti siia vastu, kuhu ta peaks minema ja kõik on nagu timm ja käib ilusti vastu ja ei jää kuhugi kinni. et siit peaks veel ära tõmbama. ja siis saab võib-olla isegi täna hakata seda kokku lappima või toppima. kõik on kuradi timme. siin läheb ilusti vastu. võtame natuke tagasi. näe. ilusti läheb vastu, liigub kenasti. no nii, hakkab nüüd kokku panema. nii. paneme nüüd ilusti kokku.
Nüüd saame selle ära võtta. Nii, hammasratas sees. Jälle sealt nüüd kokku. Nüüd. Ai, блядь. Okei, no. Äkki sellepärast läks vähemalt kinni, aga põhimõtteliselt enam läheb paika. Veel. Ja ai, kus seda on üks lahti. See on jõusti hambas. See on seal. Oh jah, selge. Nii, nüüd lükkab teisele poole selle. Mul kaamera. Ei, ma küll mäletan midagi. Okei, ma olen ikka jõhkralt pimene. See oli siin taga. Mis siia läheb see ka või? Valgus on paskaga, see siis läheb siia. Ma olen selle ära ja näitan edasi. Nii, see on selle külge nüüd tagasi. Nüüd saab selle kaane peale panna. Nüüd saab kaane peale panna. Sinna selle külge panna ja tegelikult ei, ma panen pigem pulgad vist ära. Ja ma panen pulgad ära. Siis need pallid sinna, mis iganes läheb jälle. Ja pean kiirelt näitan ka, et kõik need asjad, mis on väga hea. Et no aga näha, see kõik töötab. Ma ei mäleta, mitmes kõik see nüüd oli, aga jah, paneme selle ka tagasi. Niimoodi, ilusti. Et seal on siin on ka, et panen nüüd paika. Pean panema need kõik siin oma aukudesse läheksid ja asja. Ja näe, ma panen need kokku ära ja siis näitan edasi. Läheb.
kui ta nüüd lahti tuleb tulla. Ja väikest siukest abitoksu vaja. Nüüd see randiga, mis me rääkisime, läheb siis niipidi siia. Ja see läks niimoodi sellega siia. Korras. Nii, korras. Nii on neutraalne. Nii. Jälle natuke vahepeal ununeb filmidega. Põhimõtteliselt paneb selle puksi ära puhastasin. Saada ja teisel pool ka need asjad tuleb tihendeid saada, et keeran selle kinni ja siis on siia tihendi ära ja siia tihendi ära. Nii, sain need traadid paika ja vaatan need üle, et hiirik on vahel ilusti. Tundub, et kõik kaugud klapivad. Ja võtame need poldid. Ja siis mul siin lasin üle bensiinis. Selle järgi võtame 12 kadri. Okei, 13. Pole. Ammu saanud kasutada. Nii, see on ka paigas nüüd. Timm. Nüüd
see, et ma tulen teisele poole sinna ka need tihendid ära ja panen selle pedaali kokku ja siis sain juba kokku. Siitpoolt on koos, panen siia selle asja peale enne kangimajanduse ja siis proovib täna nii palju kokku saada, kui saab, et mul aega veel on. Paneb kokku pidurid. No, esmalt paneb nüüd ürvavalikud ja selle kangimajanduse ära. Just nüüd ma panen selle ratta alla tagasi. Voolikud ma panin kinni, kangid panin peale. Nüüd põhimõtteliselt panen ratta alla, koristan ära, ajab välja, tõstab kabiini peale ja siis saab proovisõitu teha. Nüüd ma panen siin need kõik kinni ja hea küll, see on ratta alla. Pean nüüd traktori alt ära puhastama, traktori pealt ära puhastama, tööriistadest ja asjadest. Ja võtab nüüd kuradi juhtmpasa. Lambi võtab ära ja siis saab sellest võnnikust siit lahti. Saab kabiini peale panna. Siin kile all on. Ja nii. Nüüd paneme käima ja sõidame välja. Sain kabiini peale. Tõstetud, keevitasin ilusti kinni. Siin on natuke kalvanud. Aga sellised on mu keevised, ütleks, et pole paha. Ja ütleme, kõik hoiab. Nii et nüüd võin plekid peale ja saame juba kuradi proovi sõita. No nii, 6 käik on sees ja töötab.